vastu üles ja me kõik teame, kuidas see lugu lõppes. Läinud nädalavahetusel läksid 400 entusiasti uuesti metsa, et see lahing maha pidada. Pealtnägija oli ainsa teletiimina kohal. Jõgevamaa metsade vahel toimus möödunud laupäeval Eestimaa kõigi aegade suurim ja võimsaim rollimäng ehk LARP. Taas kehastati eestlaste ajaloo ühte tähtsündmust, Jüriöö ülestõusu. Linnus kaitseb püha reliikvia igasuguse õnnetuse eest. Lahingupaiga ehk Kassinurme mägede ja põlismetsade kuningaks on 3. aastat valitud muusik In Boyle. Me võtame kõige paremal juhul leiud ja taastame need. Nende vahenditega, mis umbes tollal võis olla nii hästi halvasti, kui seda teatakse. Riided, esemed, nõud, kombestik, religioon. Ja katsume seda siis ka läbi elada. Et kui live action roleplay's on tegemist mänguga, siis taaskehastamises on pigem tegemist elustiiliga. Kindlasti on väga palju inimesi, kes mõtlevad, et see ei ole päris normaalne, et käite ringi mingisugustes ürpides. Pühime kasetohuga tagumikku, eks ole, et vahel seda nimetatakse ka nii. Aga minu jaoks ma ei näe nagu vahet sellel, et ma lähen ostan poest Armani ülikonna, mis on ju ka tegelikult mingi riietus, mis näitab teatud süsteemi. Panen jalga, ma ei tea, mis iganes kingad, roosa lipsu ja siis lähen kuskile tantsusaali ja teen 8 tundi niimoodi või 3 tundi, palju ma jõuan teha. Ma ei näe vahet. Ainult, et sellest, mis meie teeme, tõuseb tulu. Aga sellest tõuseb tulu võib-olla natuke rohkemale inimestele kui nendele, kes seda teevad. Aga sellest teisest variandist ei saa sa mitte midagi muud kui igise lauba ja tühja rahakoti. Palun, valige. Valik on teie. Kassinurme muinasmaal toimunud Eestimaa suurimast LARPist võttis osa kokku 400 meest, naist ja last. Nii uskumatu, kui see ka ei tundu, olid Eesti rahvusliku uhkuse nimel lahingusse minejaist pea pooled vene keelt kõnelevad noored. Linnust kaitsevad Eesti ja vene rahvusest inimesed. Linnust ründavad Eesti ja vene rahvusest inimesed. Ja integratsioonipoliitika kui selline ei ole üldse vajalik, kui te tulete Kassinurme. Kõik on täiesti okei, me istume, sööme, magame, kõrvuti, oleme sõbrad ja siin on nii toredaid vene inimesi. Kust sa endale nii uhke rüü said? Põhimõtteliselt olen 3 aastat tegelenud sellega, aga ei olnud võimalusi kuskilt saada, siis isa läks Moskvasse saatkonna, ma tellisin sealt Moskvast kõik seda raudrüü. Põhimõtteliselt samad asjad tegin ise, kõik need ründkaitse asjad tegin ise. Need on natuke kallimad, et osta kuskilt poodist, parem ise teha need, aga kõik need raudrüü, et sepa kodu muidugi ei ole siin linnas kuskil teha, siis seda kohti ei ole, siis peaks tellida. On kallis, aga kes on tõeline patrioot, kellele meeldib see tegevus, see ajalugu, siis leiab raha selleks. Aga võib proovida? Tiivrit, mina? Muidugi. Ma laenan sulle oma mütsi. Oi, kui raske see on. Ei ole raske. Ei ole või? Ja lihtsalt panen sups pähe või? Jah. Pangi kinni. Kui ajalooliselt jäid mässavad eestlased 1343. aasta aprillis kaotajateks, pole taaskehastatud Jüriöö ülestõusu tulemus kunagi ette aimata. Loetud minutite pärast ründavad eestlased siin seda linnust. Jüriöö ülestõus on kohe algamas. Me ei tea tegelikult, kas eestlased või saksid võidavad. Linnuses käis vaatamata iga hetkelisele võimalikule rünnakuohule üsna muretu, kuid vilgas aadlielu. Jõudu! Tarvis! Millega nüüd tegu, mis relv nüüd tuleb? Rist! Rist, jah. Mille tarvis? Ei tea, mulle öeldi, et ma saan terveks oma sügelistest, kui ma risti ära teen.
tema on lihunik ja mina olen porkal ja kui nüüd jahimees tuleb ja käsi peseb kätt, vahel mina tema oma. siis tema saab seal liha ja mina saan naha ja seejärel rääkis ka, kuidas inimeselt saab kiiresti nahka, kuidas see varbasi oli. kuidas saab inimeselt kiiresti nahka? Inimesel tuleb teha suure varba alla noaga sirtsti, siis toetad saapaga naha ääre peale ja ehmatad ja jookseb ise sirinal nahast välja. Ja kuna päike hakkas vägisi kuuga asenduma, polnud ma enam päris kindel, kas ka tegelikult on kusagil ümberkaudsete metsade vahel verejanuliste eestlaste laagriplats peidus. Praegu tuuseldame siin metsade vahel ja proovime leida eestlasi ehk matse, kes kohe-kohe peaks ründama hakkama seda linnust. Praegu ma saan aru, et selle Kassinurme nõid juhatab meid nüüd matside laagrisse või? No, tegelikult ma olen Saarekõrve külanõid, aga kuna mul on siin ka mänguväliseid kohustusi ja kui nüüd mäng peale hakkab, siis on mul need päris ravitseja kohustused ka veel lisaks mängusisestele nõiaomadele. Kaunist õhtut, ma tulen Saarekõrve külast. Vaatama, kuidas teie jüripäev läheb. Meie jüripäev läheb tapmise, röövimise ja vägistamise vaimus. Praegu ei ole paraku kedagi tappa, röövida ega vägistada, aga see võib õhtu jooksul muutuda. Ma olen kuulnud, et siin kuskil on sakslasi! Just selline oli aga valitsev meeleolu eestlaste laagris, kus mässajad end viimaseid hetki veel tõeliselt veriseks rünnakuks ette valmistasid. Ma peaks ütlema, et eestlaste keskel on palju kindlam olla siin lõkke ääres ja soojem ka, kui et seal linnuses. Me tegutseme ja võitleme koos. Kõik relvile ja kõik siia kokku! Kaua või? Kaua või? Petseri me andsime ära! Mida veel? Kes maha jääb? Selle peksame mõõgatuppedega siniseks, kui tagasi oleme! Lahinguväljal näeme! Eestlaste juhi Manivaldi õhutuskõne mässajaile pani nii mõnelgi mehel hirmust hääle värisema. Veel suuremat aukartust tekitas aga 250 pealine ülestõusnute kolonn, mis kindlal sammul metsa vahelt linnuse suunas sammus. Ehkki siin 665 aastat hiljem toimunud uuel jüriööl ei ole langenuid, pole see siiski mingi ime, kui rõngassärgid lahingumöllus verega määrduvad. Katkised ninad, lõhkised kulmud ning välja väänatud jalad ja käed on kogenud larplaste jaoks argipäev. See on risk, millega fanaatikud on arvestanud. Mistõttu pärast madinat keegi rusikas taskus ringi ei käi. Ükski mäss, ülestõus või poliitiline mäng ei ole seni õnneks suutnud kustutada larparitest eesti ja venekeelsete võitlusvendade silmist seda sädet ning hingest mängukirge.